Mäepealse viimastel talgutel oli väga pikk tööde nimekiri. Esimene töö oli projekt Mäepealse puuonn. Õigem oleks seda nimetada puuotsaonn, sest see asub puu otsas, aga lapsed ristisid selle kohe puuonniks. Eelmisel suvel oleks paps selle peaaegu valmis saanud, aga ootamatu torm lennutas onni puu otsast alla nagu õuna. Ainult onni põrand jäi paigale. Õnn, et seegi alles jäi, rõõmustasid lapsed. Onu Martin lubas papsi aidata ning onni uuesti üles ehitada. Viimastel talgutel saigi Martin puuonni sarikad püsti. Sarikad on katuse kandekonstruktsiooni detailid, mis aitavad kanda katuse katet ehk siis plekki. Onu Martin ja isa Paul kardavad mõlemad kõrgust. Martin ütles natuke murelikult. Ma kohe ei tea, kuidas seal taeva all neid sarikaid paigaldan. Äkki sajan alla ja murran kaela. Ella innustas teda. Onu Martin, meie tõsine sõjamees, parem karta kui kahetseda. Martin ise värisevate jalgadega redelist üles onni ronides julgustas ennast, ise vaikselt pomisedes. Parem karta kui kahetseda. Teiseks suureks tööks oli projekt 100 kuusepuud. Nimelt ootas istutamist tervelt 100 kuusepuud. Selle tänuväärse töö tegid ära Ella klassi õpilased, nende vanemad ja õpetaja Merike. Professor Paul näitas puude istutamise võtted ette ning läkski suuremaks istutamiseks. Naised kaevasid labidaga augud, tüdrukud panid sellesse kuusakesed ja katsid juured mullaga. Poisid said ülesandeks kuuskede kastmise. Kuna talgutel oli palju linnalapsi, siis laenutasime Munajaanilt 2 kana ja panime nad puuri, et koer Morgan nendega hullama ei hakkaks. Mingi viguri läbi pääses üks kana siiski puurist välja. Õnneks suutis vanaema Paia kiiresti reageerida ning toimetas Morgani tuppa. Läks lahti lõbusaks kana jooksuks. Kana lippas ees ise kaagutades, kuidas kopsud võtsid ning Ella klassikaaslased emmedega järel. See oli uskumatult naljakas vaatepilt. Õnneks saadi kana kätte täiesti elusalt. Emad said suurest kanarallist südame puperdamise ja kõhutäie naerda. Kolmandaks tööks oli igavene projekt Mäepealse metsapark. Ka sellel aastal tuli üks armee sinna müttama saata, sest nagu paps ütleb, kui metsapargis jääb aasta vahele, siis on järgmisel aastal seal tööd juba nii, et ohohoo. Metsapargi korrastamise töö ei lõpe kunagi. Peale suurt tuult ja sügistorme on pargialune maha langenud oksi ja teinekord isegi suuri puid täis. Paps palub alati ühe mehega metsapargi meeskonda. Tema lõikab saega suured oksad väiksemaks. Raod lähevad lõkkesse, jämedamad oksad aga järgmise talve küttematerjaliks. Kuna oksakeste lõkkesse vedamine ei murra konti ka lastel, siis mõnda aega suudavad nad seda tööd isegi suure innuga teha. Õige varsti leiavad aga nad endale uue ja veelgi põnevama tegevuse. Näiteks viimastel talgutel juhtus nii, et Aleksander ja Märt otsustasid pajuotsa ronimise võistluse teha. See, kes julgeb kõige kõrgemale ronida, on paju kuningas. Võistlus seisnes selles, et Aleksander ronis ühe paju otsa ja Märt teise paju otsa. Õnneks Ella selles mängus ei osalenud, kes teab, millega siis see ronimisvõistlus oleks lõppenud. Ja siis juhtus see, mis ei pidanud juhtuma. Aleksander hakkas kartma, et äkki ta kukub puu otsast alla ja ei julgenud enam varba otsagi liigutada. Märt oskas ise alla ronida, aga Aleksander istus kõrgel paju otsas nagu öökull ja hüüdis appi. Paul kardab kohutavalt kõrgust, mistõttu ma ei saanud lasta tekkida olukorral, et ka tema koos pojaga puuladvas kükitab. Lohutasime üksteise võidu Aleksandrit. Ära muretse, me toome su sealt alla, kõik saab korda. Peaasi, et sa tugevasti oksast kinni hoiad ja alla ei kuku. Järsku avastas Aleksander, et tal on suur pissihäda ning meil tuli kiiremini tegutsema hakata. Isa teatas vaikselt ja natuke häbelikult. Mul on juba lihtsalt vaatamisest süda paha. Vaene laps, kuidas me ta sealt kõrgelt alla toome. Paul, nüüd ei jää muud üle, kui pean ise puu otsa ronima ja meie lapse sealt alla tooma, ütlesin mina otsustavalt. Paps tõi redeli, ronisin sellest kärmelt üles nagu orav ja olingi esimesel oksal. Siis haarasin kätega kinni järgmisest oksast ja vedasin jalad järele. Ma ei kartnud üldse. Läksin oma last päästma, mina, superema. Ja nii ma turnisin ikka lähemale armsale lapsele, kes suures pissihädas nagu kuldnokk pajuladvas kükitas.
Jõudsin Aleksandri juurde ja hakkasime koos alla ronima. Sülle ei saanud ma teda ju võtta, kuidas ma siis oleksin ronida saanud? Mina ronisin ees ja Aleksander tuli mulle järele. Emme, mis siis saab, kui ma hakkan alla kukkuma, küsis Aleksander kurvalt. Ei sa kuku ega sa kägu ole, püüdsin lapsel tuju tõsta. Veel lisasin, kui sa kukud, siis ma püüan sind kinni ja kui me koos kukume, siis püüa Vissi meid kinni. Aitasin Aleksandril käsi jalgu õigetele okstele asetada ning õige varsti jõudsimegi õnnelikult ja maailma kõige suurema pissihädaga puu alla. Mina istusin kännule ja värisesin, eks need vapruse värinad olid. Paul ja Aleksander jooksid otse Maituppa pissile. Mäepealse palksauna kõrval asub väsimatu allikas. Allikas oligi viimaste talgute 4. projektiks. Vana allikas voolab kogu aeg. Ta on nagu aeg, mis seisma ei jää, isegi talvel, kui külma on 22 kraadi. Et allikas rahulikult suliseda saaks ning päris mudabasseiniks ei muutuks, tuleks sellest sodirehaga välja urgitseda. Sodi tähendab puuoksi ja lehti. See töö pole lastele, kuigi nad väga sooviksid mudas mürgeldada. Allikaäärne on laste meelispaik. Seal saab veega solistada. Seal saab mudas kaevata ja valandust otsida, nagu Aleksander ütleb. Täiskasvanutele ei meeldi eriti, kui lapsed allika äärde kipuvad ning kohe, kui me näeme, et keegi vee või mudaga mulistama kipub, kupatame ta sealt eemale. Ega see lomp sügav olegi, aga vesi on jäine, kuna tegemist on ju allikaga. Preili Ella on mitu korda esimeste kevadilmadega lompi sumatamise ära proovinud. Ella uudishimu on teinekord suurem kui mäepealse miisul. Talgutel juhtus selline lugu, et Morgan kappas otsejoones mutta. Vajus teine suisa kõhuni sisse. Tal oli päris tegemist, et mudast välja ukerdada. Peale seda trallis kollane koer mäepealse õuel mudapõlvikud jalas. Suured maakivid olid talgute 5. projektiks. Muna Jaan võttis talgutest osa oma iidemast aadamast vana traktoriga. Kui roheline uunikum pott podisedes mäepealse õuele sõitis, valmistas see lastele palju rõõmu. Jaan ise klopsis põkatsi vanadest traktorijuppidest kokku. Üks jupp siit ja teine sealt, kolmas 3. kohast ning nii ta traktorile uue elu sisse puhus. Hääl on ka sellel traktoril päris vana ja natuke torisev. Ju sooviks eakas traktor juba pensionipõlve pidada, aga näe, ikka pannakse tööle. Jaan vedas traktoriga kõik suured kivid, mis siin-seal vedelemas olid, mäepealse põllu äärde kokku. Mehed ladusid sellest kiviaia. See oli tõsiselt raske töö isegi mitmele mehele. Me poleks Pauliga kahekesi eales sellise tööga hakkama saanud. Tormi, tuisu ning mägiveiste kindel kiviaed seisab ka praegu vankumatult kui tinasõdur mäepealse põllu ääres. Mis sa hing oskad soovida, kui sul on nii toredad sõbrad? Talgupäev hakkaski vaikselt õhtusse sõudma. Kuusekesed said istutatud, metsapark korrastatud, puuonni sarikad püsti, kiviaed valmis ning ka allikas sai uue hoo sisse. Tuhakartulitele, hüüdis isa üle mäepealse. Töötamine, hõbe, pukkamine, kuld, hüüdis Ella. Tuha sees küpsetatud kartulid on parim, mida tööpäeva lõpus väsinuna nautida. Tuleb ju metsapargist parim materjal, et tuhakartuleid küpsetada. Kogunesime lõkke äärde ning asusime nosima. Tuha sees küpsetatud kartulid koos soola, või ning musta leivaga viisid keele alla. Meenutasime koos teiste täiskasvanutega lapsepõlve, kui sai tuhakartulitega maiustatud. Tuhakartulitel ongi lapsepõlve maitse. Lapsed ei mõista, kuidas saab tuhakartulitel olla lapsepõlve maitse. Ütlesime neile, räägime 30 aasta pärast sel teemal uuesti. Ja siis te räägite täpselt sedasama. Tuhakartulitel on lapsepõlve maitse. Peale tuhakartuli söömingut jagasime talgulistele diplomid ja šokolaadid ning Ella istutas koos klassikaaslaste ja õpetaja Merikesega nende enda Kikitriinu. See on õunapuu ja selle tõi Ella klass mäepealse rahvale külakostiks. Lubasime Pauliga, et kui puukene vilju hakkab kandma, viime ubinaid kindlasti ka kooli. Mõtle, Ella klassi lastel on alati olemas koht, kus nad saavad aastate pärast kokku ja uudistavad, kuidas nende puukene kasvanud on. Praegu on puu lastega samas mõõdus. 20 aasta pärast on Kikitriinu aga kasvus lastest kahtlemata mööda läinud.
mineviku eel sõitsid Ella klassikaaslased koju ning tädid ja onud jäid mäepealsele öömajale. Isa oli kiviaia ehitamise kõrvalt päev läbi suitsusauna sussutamas käinud ning peale väsitavat puhkepäeva tööpäeva oli see lahkelt valmis saunalisi vastu võtma. Kõigepealt küürisime endid ja mäepealse põssad ehk Ella ja Aleksandri pealajast jalatalleni puhtaks ning saatsime kohustuslike muside ja kallide saatel tuttu. Siis oli järjekord sannatamiseks tädide ja onude käes. Iga kord peale töö lõhkumist ning saunas vihtlemist on kontides mõnus rammestus. Paps norskas juba enne, kui pea patja jõudis puutuda. Mina mõtlesin veel mõne ilusa mõtte ja siis sai unemati ka minust võitu.